Tere jälle! Mina olen Merike ja ma tahan teile rääkida oma käsitöödest ja muudest tarkadest mõtetest. Täna ma kutsun teid endaga kaasa meie terrassile, kus on mõnus hommikuti kohvi juua ja enne lõunat tööd teha ja lõunat süüa, pärast lõunat kohvi juua ja õhtul samuti meeldivalt aega veeta. Me elame siin looduskaunis kohas. Meil on selline kitsas aiariba. Ühel pool on naabrite lehmalaut. Teisel pool on külaklubi, kus praegu aga tegevust ei toimu. Seal taga on veel mänguplats ja tuletõrjeauto, garaaž ja muud sellised tähtsad asjad. Ja siin on siiski meie mõnusugune olemine. Ja täna ma tahaksingi teile rääkida oma kudumisprojektidest ja enamasti on siin tegemist taaskasutusega. Ja lähekski siis kõige esimese teema juurde. Siin on üks suuremat sorti töö. Vaadake seda värvide mängu, kus musta sisse on raamitud siis erinevad hallid ja sinised ja violetsed toonid. See üleminek, värvide mäng punasesse ja siis jällegi tagasi rohelisse. Hallid, kreemikad, violetsed toonid. Tegemist on vanade sokkidega, kootud sokkidega. Meil on suur pere ja siis ikka juhtub, et sokke jääb üle või sokilõnga jääb üle ja igasuguseid asju on niimoodi, et algul on puudu ja siis on üle ja siis on jälle puudu. Et see on siis selle pika pingikate ja ma olen teinud ka toonis väiksemaid patju. Siin on näiteks üks selline punane padi. Punastes ja hallides toonides. Ja see on selline hea kaasavõtmise projekt. Ikka saab oma käsitöö nutsaku kokku pakkida ja kaasa võtta. Ja nüüd ma näitangi võib-olla lühidalt, kuidas seda tehakse. Selle mustri nimi on Cozy Memory Blanket. Ja neid on internetis igasuguseid saadaval. Tegemist on sellise väga lihtsa tehnikaga. See on kootud lihtsalt ripskoes. Ja need väiksed ruudukesed on kohe üksteise külge kootud niimoodi, et ei ole pärast mingit ühendamise tööd. Ja see on minu arvates väga hea variant. Muidugi on niimoodi, et peab enne teadma, mida tahad teha, et siis pärast ei oleks lahti harutamist. Ja kõigepealt ma võtsin lahti siis kõik oma sokivarud, sokilõngavarud, ära kantud üksikud sokid või mis iganes ja arutasin lahti, sorteerisin ära värvide järgi ja paksuse järgi ja siis kerisin nad vastavalt vajadusele üleminekute ja värvide järgi. Ja siis hakkasingi otsast sorteerima ja kuduma. Ja siin on niimoodi, et selleks, et seda struktuuri paremini esile tuua, olen siis alustanud alati musta lõngaga. Ja siit on, see jääb siia õmblusesse peitu, sellepärast ma näitan siit ühe teise lapi peal. Aga algus on põhimõtteliselt alati siit ühest nurgast, siit nurgast hakkab siis kudumine. Ja siin on, ütleme, 31 silmust üles loodud, kootud musta lõngaga edasi-tagasi ripskoes ja siis igal parempoolsel real on kokku võetud 3 keskmist silmust. Ja siis jälle edasi-tagasi, jälle siin
edaspidisel real 3 keskmist silmast kokku võetud. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, kuni ruudu lõpuni. See töö algab siis siit, esimene ruut, siis tuleb teine ruut, siit võtad silmad üles, siit lood silmad üles ja samamoodi siit on silmad üles võetud, siit on silmuseid juurde võetud. Ja kogu aeg on see töö siis siit niimoodi edasi läinud. Ikka järgmine diagonaalne rida ja siis järgmine diagonaalne rida ja nii edasi, kuni soovitud suuruseni. Ja niimoodi tehakse siis ka ilmatama suureid tekke või mida iganes. Selle suurema pingikattega ma kasutasin sellist nippi, et ma tegin sellised 7x7 ruudud. Kaasavõtmiseks oli siis alati hea öelda, et siis alustame siit uuesti, et siis ei ole nagu päris ühes tükis kootud, sest päris ühes tükis oleks see päris tülikas olnud ja raske käes hoida ka. See on siis Cozy Memory Blanket, meie pingikatted. Järgmine pingikatte. Siin on kasutatud siis jällegi segamaterjali, kõikvõimalikke vanu lõngu, nailonit ja railonit ja igasuguseid sokkinaelumiskomplekte, puuvillaseid lõngu, ka villaseid ja kõikvõimalikke. Ja mõnusad on just need värvid, mis ka päris hästi ilmastikumõjude vastu peavad. Ja siin ma olen kudunud seda lihtsalt kahevärvilisena alati ja parempoolses koes, sest parempidiselt on kõige kiirem kududa ja kudusin siis sellise toru ja kui olin soovitud pikkuse saavutanud, võib-olla mingi 1,20 m on seda siin, siis lõpetasin töö ja lõikasin ühe külje pealt lahti, pressisin ilusaks ja õmblesin selle siis kanga kokku pingikatteks. Tagantpoolt näeb see välja lihtsalt selline sinine. Ja samas tehnikas näeme siin ka ühte sellist patja. Ka siin on väga paljud lõngajäägid leidnud omale mõnusa kodu ja mõnusa seltskonna ja säravad siin oma ilus. Eestis käies ostan alati väga hea meelega raamatuid ja see oli üks selline väga huvitav leid. Ma armusin sellesse esimesest pilgust, ilmselt oli see ka mingil talvel, kus sadas kõike võimalikku. Ja see on üks raamat siis Siberi lilled, väljaandjad Kagukudujad. Ja siin on siis juttu Setumaalt välja rännanud inimestest, kes on siis läinud Siberisse, ka seal pikki pimedaid talvi kudumisega sisustavad. Ja minu arvates on kõik need värvid ja see maitsekus ja see rõõm, mis nendest mustritest siin vastu särab, on täiesti uskumatu. Ja siit tuleb see küsimus, et ka meie Kesk-Euroopa talv on pikk ja pime ja mõttetult hall.
mida siis sellega teha või mida selle talve kurbuse vastu teha. Ja minu jaoks on ise see raamat kuidagi selline väga suur rõõm ja jah, aga meie kliimas ei vaja ükski inimene ju nii palju kindaid ja ka sokke. Ja siis ma mõtlesin, et ahaa, teeme sellest ka hoopiski padjad. Ja nüüd ma olengi nende vanade mustrite lummuses ja olen nendest vormistanud ka siin paar patja. Siin on ühed roosid. Ja need on samuti siis tehtud vanadest lõngadest. Siin on villane, maaväljane lõng, mingi mohäärisegu ja selleks raamiks on siis mingi mantliriide jääk tagant. Siis selline tõmblukkuga kinni käiv. Või näiteks, mida te arvate sellisest? See on ka väga ilus. Siin on ka sellised vanad karmikarvaga mohaerlõngad, mida tänapäeval kampsunisse enam ei panda, aga siin selle koha peal nad saavad endale mõnusa kodu ja väga soojaks istumisaluseks. Need mustrid on nii lahedad, et ma kogu aeg mõtlen, mida ma järgmisena teen ja ma koon seda siis ka hästi mitmekordsest lõngast. Ja siin ongi juba näha meil järgmised tööd. Need on ka sellised, mida on hea kaasa võtta, saab ruttu valmis ja saab ka ära kasutada siis sellised karmid maavillased lõngad, mis on ka ühe vanatädi ja vanaema lõngakotist minu kätte jõudnud. See on siis siin valmis kootud sellise toruna, siis ma lõikan ta siit külje pealt lahti, pressin ära ja vormistan ta jälle padjaks. Ja siin on tulemas juba järgmine. Et kuidagi, alati kui ma teen, siis mõtlen, et aitab nüüd küll, aga siis hakkab jälle sügelema ja tuleb jälle mingi uus muster, mis on veel uus ja huvitavam ja sellest tuleb jälle mingi järgmine padi. Nii palju siis patjadest. Nüüd läheme siis tekkide juurde. Siin aia peal on üks juba pisut vanem tekk. See on heegeldatud. See on heegeldatud siis vanaema ruudumotiivides. Sellised põhivärvid. Ka siin on siis lõngajäägid, ülejäänud lõngad, segumaterjal, villased, puuvillased, efektlõngad, lihtsalt vastavalt sellele, mida käepärast oli ja mis kuidagi sinna värvikammasse mahtus. Siin on siis kasutatud, ja tegin siin seda siis, ma vast praegu vaatan, kas ma tegin seda üksteise külge või ma tegin seda hiljem kokku, heegeldasin hiljem kokku. Ma tegin selle hiljem kokku. Nii, see on siis niimoodi, et see on vanaema ruudutehnikas, see algab siis siit, on tehtud ruut, aga siis edasi see töö jätkudes ma kudusin mitte enam ringselt, vaid ainult ühes suunas edasi tagasi ja siis jälle järgmise värviga edasi tagasi. Et siis on selline natuke värskem nägu sellel vanaema ruudutehnikal. Ja ühendasid see siis sellisteks diagonaalideks, siin serva pealt need poolikud ruudud, kolmnurgad kudusin siia vahele ja alumise serva jätsin sakiliseks. Ilus, lihtne, robustne õues lebotamise tekk. Ja teine tekk, mis meil siin on, valmis eile õhtul. See on meie telefonitekk. Meie lapsed olid pikemat aega Eestis ja siis me helistasime iga päev, pidasime pikki telefonikõnesid ja siis telefoni kõrval saime palju kududa ja sellepärast on siis sellel märgiline tähendus. Ka siin on siis kasutatud
neid lõngu, mis parasjagu üle olid. Need on ka vanad peenvillased lõngad, mis on Eestist läbi mitme koti minuni jõudnud. Ja siis ma olen nad lihtsalt siin kas mingi 6-12 kordsed kokku kerinud ja tekiks vormistanud. Ka siin on asi väga lihtne. Tegemist on siis ripskoega ja ma tegin need üksikud ruudud ja õmblesin need pärast kokku. Et üks ruut, nagu võib näha siin väga hästi, on siis selline. Ma alustasin siis alati sellest lõheroosast. Kudusin kogu aeg edasi-tagasi ja igast servast võtsin ühe silmuse juurde. Ja siis siia jõudes vaatasin, et nüüd aitab küll. Siin on vist mingisugune 31 silmust jällegi. Ja siis hakkasin järjest jälle alati rea lõpus kahendama. Kuni ma lõpuks jõudsin 2 silmuseni ja tõmbasin lõnga läbi. Ja siis pärast seda õmblesin nad lihtsalt kokku ja heegeldasin sobiliku lõngaga ääred üle. Ja nagu arvata võib, oli siin väga palju otsi, mida ma siis ei tahtnud ajada. Ja siis ma võtsin sellise lahenduse, et ma õmblesin siia taha lihtsalt sobiliku pehme kanga. Ongi ring peal. Ma arvan, et te kuulete siin ka taustaks palju linnulaulu ja koerte haukumist ja traktorimüra. See kõik käib maaelu juurde. Ma olen väga vaimustuses sellest, et te andsite eelmisel korral palju positiivset tagasisidet. Ja siis kirjutage siis seekord ka. Kui on privaatsemad asjad, siis kirjutage siis Messengeris ja rõõmsate kohtumisteni!